Ostes kasutatud autot, ostame me tihtilugu nagu põrsakotis, sest ega me ikka täpselt ei näe, mis selle ilusa läikiva poleeritud pinna all peidus on. Ja automüüjad on üldiselt väga vilunud sellest, kuidas teha need autod meile rohkem meeldivamaks ja kergemini müüdavamaks. Aga nüüd ma natukene räägingi sellest, millised need trikid on. Tavaliselt vaadatakse ikkagi seda odomeetri näitu, et kui palju on see auto sõitnud, sellest me kohe järeldame, kui heas seisukorras see auto on. Odomeetri näitu kahjuks meie vabariigis küll uskuda ei saa, seda on võimalik kerida ja seda on võimalik kerida ka neid, mis on digitaalseid. Sestap vaatame autos ringi ja vaatame, kas on istmed liiga kulunud või on pedaalide katted liiga kulunud, et näha siis, kui palju on see auto sõitnud. Võib-olla on armatuurises väga palju auke, sel juhul võib see auto olla olnud takso kuskil mujal maal ja taksod teada, kui pärast sõidavad 1 aastaga rohkem maha kui teie 10 aastaga, nii et see läbisõit võib olla kolossaalne. Kindlasti, kui sees olla, siis tasub näppida kõik nupud ära. Paneme käima konditsioneeri, vaatame, kas nupud töötavad, kas ta puhub, sest need on jälle sellised asjad, mille remont võib minna väga-väga kalliks, juhul kui nad ei tööta. Samamoodi võib panna käima stereo ja vaadata, mis on esimene raadio, mis siit mälust mängib. Antud juhul tuleb venekeelne Sky raadio, mis annab meile aimu selle auto viimasest kasutajast. Kui see oleks olnud võib-olla vikerraadio või klassikaraadio, siis me oleks võib-olla selle müügimehe juttuga uskunud, et see läbisõit on nii pisike, kuna see oli ühe 78-aastase vanatädi kirikus käimise auto. Üks asi, mida kindlasti peaks vaatama, on see, et kas turvapatjade katted on terved. Kui kõik need armatuurid asjad on ilusasti ilma kortsude ja aukudeta, see näitab, et siin on see turvapadi ikkagi alles, samamoodi ta rooli peal alles, mis näitab, et see auto ei ole saanud kõva ninalaksu ja me võime julgelt aga edasi sõita. Kindlasti tasub vaadata ka, millised rehvid sellel autol all on. Kui te ostate endale väga suure diameetriga väljega auto, siis see on muidugi ülilahe. Kui seal on nii palju rehvi peal ainult natukene, siis te võite arvestada, et Tallinnast te lõute iga aasta mitu tükki neid ära. Ja kolmas, mis te peate selle suure välja juures arvestama, on see, et üks korralik talvejooks või suvejooks rehvi sinna peale osta maksab 1000 eurosid. Me räägime siin 18 ja suuremad väljad. Nüüd ka kindlasti see, et kui sellel autol on mingisugune vana rehv peal, siis ta räägib meile sellest, mis on selle auto vedrustuse seisukord ja siin me näeme, kuidas serv on ära kulunud. See näitab meile seda, et see ratas on viltu all, on tal kokkujooks või lahkujooks valesti, igal juhul ta ei ole oma sõiduasendis normaalselt ja siin võib arvata, et tuleb juba vedrustusega midagi teha. Aga seda te saate kõige paremini kontrollida siis, kui te lähete ikkagi korraliku töökotta või margi esindusse ja ütlete, et palun tõstke see auto üles, tehke talle korralik tehniline kontroll. Kõige tähtsam detail kasutatud auto juures on muidugi mootor. Ilma mootorita peame me teda kahjuks ise edasi lükkama. Seega kohe kapoti alla ja võtame välja siit õlivarda. Õli peab olema piisavalt vedel, et ta natuke tilguks veel siia. Ta peab olema läbipaistev. Kui ta on väga must, siis seda õli ei ole vahetatud tükk aega. Ja kui ei ole õli vahetatud tükk aega, siis see tegelikult kulutab mootori sees kõik olulised detailid ära. Kui see õli on koorega kohvipruun ja kergelt vahutav, siis on tegemist juba emulsiooniga. See võib tähendada seda, et mootor vajab kappremonti ja see võib maksta palju rohkem kui see auto, mida te ostma läksite. Teine asi, mis me vaatame mootori juures, on mootoriruum ise. Kui ta on värskelt pestud, kõik on puhas, siis tegelikult me ei näe, et kas see mootor lekib õli või ei leki, sellepärast, et need lekked tekivad siia alles nädala aega peale sõitmist. Kui ta on selline pesemata kujul tolmune ja on näha, et kuskilt ei tilgu midagi, siis on juba jälle väga hea. Ja siis paneme ta käima. Mootor peab käivituma hästi, temast ei tohi kostuda mitte mingisuguseid liigseid kolinaid, klõbinaid, loginaid ja ta peab töötama ühtlaselt nii, et ta ei rappu siin vahel. Kui ta siin vahel rappub, siis see viitab sellele, et mõni silindritest töötab halvasti või ei tööta üldse. Sellistest mootoritest, sellistest autodest hoidke kohe eemale. Mootoriruumis me tahame näha seda, et kõik detailid oleksid oma koha peal ja näeksid välja nii, et nad on siia pandud tehases. Mida rohkem on siin igasugused rippuvaid juhtmeid, mis näevad välja, et need andurid või pistikud ei ole üldse tehase poolt pandud, seda rohkem ma kardaksin seda, et mõned asjad ei tööta korralikult, mõned asjad on välja vahetatud kurat ja mille vastu ja ma hoiaksin sellest eemal. Kui autol on olemas ksenoon-tuled, siis peaks ka kindlasti uurima, et kas need ksenoon-tuled on ikkagi tehases paigaldatud. Kui need ei ole tehases paigaldatud, siis peavad olema nad sellised, et nad automaatselt reguleerivad selle tule kõrgust. Kui sellised ei ole, siis ta ülevaatuselt läbi ei lähe. Kere puhul muidugi vaatame seda, et auto oleks sirge, et kõik detailid oleks oma koha peal ja et tükid oleksid ühte värvi.
See, kui mingi uksevahe on väga valesti, siit alt on ta kitsam, ülevalt on ta laiem, see näitab, et midagi on siin juba tehtud. See ukseistu koos tiivaga nii ees, nagu ta tehase poolt pandi. Tänapäevastel autodel on need vahed ju väga peenikesed ja tolerantsid väga väiksed. Samamoodi vaadake katust, sest katus on maalurite jaoks kõige keerulisem asi, mida ajada sirgeks. Et kui see katus natukene loppis on, siis see juba eeldab seda, et selle autoga midagi tõsisemalt juhtunud või on ta sootukski mitmest autost kokku pandud. Siit eestpoolt on näha näiteks selliseid kergemaid kahjustusi nagu kriimustused, väike prügikast, väike aiapost ja võib-olla ka naabrikass, mis on selle võre siit lahti võtnud. Need on sellised väiksed asjad, mis sõitmist võib-olla ei sega, kui teil endal käed otsas on, saate need ilusaks teha, ära poleerida, üle värvida, aga kui te lähete kuskile töökotta need tegema, siis siin võib arvestada jällegi paljude sadade eurodega. Niisiis, kuidas me ostame kasutatud autot? Esiteks muidugi proovisõit. Kasutatud autot ilma proovisõiduta ei osteta. Proovisõitu tuleb teha nii linnas kui võimalusel ka maanteel, sest maanteekiirustel tulevad välja teistsugused hääled, teistsugused vead. Kui midagi ei kolise, siis kontrollige auto tausta, kes on tema müüja, kas ta on Eesti registris arvel, kas kõik paberid on korras. Kui sellega on okei, siis uurige veel nii palju infot, kui te saate. Kas LKF-i lehelt näiteks mitu avariid on see auto teinud, minge margi esindusse, küsige selle auto numbri järgi või VIN-koodi järgi, et mis ajalugu selle autol on Eestis. Ja kui vaja, siis võib ka teha sellele autole seal sellise tehnilise ülevaatuse, nagu nad ostaksid ise endale selle auto sisse. Siis nad on väga põhjalikud, vaatavad üle mitmesaja detaili seal üle ja te saate väga hästi teada, milline on selle auto seisukord. Ja kolmandaks muidugi, kui te olete selle auto juba ära ostnud, siis tuleks teha talle korraline hooldus, õlid vahetada, piduriklotsid vajadusel, kõik mis vaja. Tõde on alati detailides. Osta targalt.